Tere, head sõbrad! Natukene vett on merre voolanud peale minu viimast videoblogi postitust, aga siin ma olen tagasi ja tulen tagasi just heade rõõmusõnumitega. Nii et nimelt täna saab selline kaunis teekond, sümboolne teekond saab lõpp-punkti, lõppakordi ja minu ülikooli teekond 3 aastat saab täna siis ametlikult läbi. Ja tänases videoblogis ma tegelikult võtangi teid endaga tänasel päeval kaasa. Alustame kodust, paneme riide, ülikonna selga ja siis juba otse aktusele. Minu jaoks on just erilise tähtsusega on tegelikult see 3 aastat, et see ei ole olnud lihtsalt selline diplom taskus ja kraad, aga minu jaoks on see oluline just sellepärast, et see taust on natukene seal taga teine. Nimelt 9 aastat tagasi oli minul soov ülikooli astuda, küll aga siis see ebaõnnestus. Ebaõnnestus sellepärast, et 2016 aastal oli mul just põlvevigastus jalgpallis saadud ja paraku ülikooli kehakultuuri sisseastumiskatsetele on sul vaja 50% siis kirjalikku, 50% just kehalisi katseid ja minu kehalised katsed paraku jäid tegemata. 2 karuga ma sinna kohale kappasin, aga tulutult. Seega olen alati seda meelt, et igal mündil on 2 poolt. Igas ebaõnnestumises peitub ka mingisugune selline edu alge ja teinekord elu ei annagi just sulle seda, mida sa tegelikult taga nii väga ajad, vaid annab sulle just seda, mida sa antud hetkel tegelikult sul kõige rohkem vaja on. Aga no näed, 9 aastat hiljem siin ma istun ja selles mõttes on tegelikult siiras hea meel ja emotsionaalselt on see diplom mulle erilise tähtsuse ja märgilise tähtsusega just. Et kõik on lõpuks tehtav ja kõik need asjad tulevad siin üle täpselt siis, kui seda kõige rohkem vaja on. Nii et võtan tänasesse päeva kaasa. Lähme alustame garderoobi juurest, paneme ülikonna selga ja siis juba suundume kesklinna poole. Nii et üks asi veel muidugi. Samamoodi on mul täna tegelikult ka ettevalmistatud kõne nii-öelda siis lõpuaktuseks ja seda ma olen juba mitu korda läbi harjutanud ja ma usun, et ma olen päris valmis. Nii et on mida oodata. Päev tuleb meil päris kindlasti emotsioonide rikas, värvikas, aga võtame sellelt päevalt kõik hea, mis see päev meile annab. Nii et läksime! Kevin Rääbis. Tere kõigile, austatud õppejõud, head lõpetajad, kõik saalis viibijad, lapsevanemad, siiras rõõm on teid täna tervitada siin lõpuaktusel. Ennem kui ma oma kõnega algust teen, siis ma soovin öelda üht. Ilus teekond on olnud, kas pole? Ja teeksime ühe sellise suure, tugeva aplausi kõikidele õppejõududele ja lõpetajatele. Tsiteerides klassikuid, ühe mäe tipp on teise mäe jalam. Täna on see päev, mil saame koos öelda, me tegime selle ära. Mitte ainult ainepunktid, eksamid või varajased loengud, vaid ühe tähtsa osa oma elust, teadlikult ja pühendumisega. Kui ma astusin esimest korda Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi uksest sisse, olime ehk lihtsalt sportlane, kellele meeldis higistada ja võita. Täna seisan siin inimesena, kelle teadmised ulatuvad lihaskihududest motivatsiooniteooriateni, kellel on kraad taskus, selg sirge ja pilk tulevikku suunatud. Meie teekond ei ole olnud lihtne ega sirgjooneline.
kes õppis raamatutest, kes videoloengutest, kes arutles kursusekaaslastega, kes tehisintellektiga. Igal ühel oli oma rütm ja stiil, aga me kõik jõudsime siia. Ja just sellest peitubki meie ala ilu. Me teame, et edasi viib liikumine, isegi kui teekonda saadab vahepeal paus või taastumine. Soovin tänada meie õppejõude. Te pole andnud meile ainult teadmisi, vaid ka inimlikku tarkust ja sihti, kuidas toetada, arendada ja muuta elu meie ümber. Tänan ka oma kursusekaaslasi, teist sai pere, mõni isegi 3, kui arvestada, kui palju me koos loengutes, praktikumides ja vaheeksamites olime. Nüüd me liigume edasi. Mõni meist saab treeneriks, mõni õpetajaks, mõni teadlaseks, mõni astub magistriõppesse, teine juba sihib järgmise mäetippe. Ja võib-olla keegi meist loob taastumiskeskuse, mille ümber ainult mets ja vaikus. Aga üks on kindel, me viime siit midagi hindamatut kaasa. Lõpetuseks soovin öelda, elu ei ole sprint, see on maraton, aga meie teame, et ka maratonis tuleb hoida tehnikat, hingamist ja õiget mõtteviisi. Ja kui tunned, et oled väsimas, siis pea meeles, taastumine on osa arengust. Ja lisan siia ühe tsitaadi, mis on mind inspireerinud ja mille mõte väärib kandmist. Ainult see, kes pühendab end kogu südamest ja hingest eesmärgile, saab tõeliseks meistriks. Meisterlikkus nõuab inimesed kõike ja just selliseid meistreid vajab maailm. Ma soovin kõikidele lõpetajatele palju õnne ja soovin eraldi tänada veel tervet meditsiiniteaduskonda tehtud töö eest. Palju õnne kõigile, kohtume uutes väljakutsetes ja töötame edasi. Aitäh teile! Igal juhul üks tähtis verstapost on nüüdseks läbi ja liigume edasi. Et igal juhul ma tänan veel kord kõiki, kes tulid õnnitlema. Tänan Naidet, et võttis aega, et tulla pildistama. Tänan kõiki kursusekaaslasi, tänan oma sõpru, oma perekonda ja kõiki lähedasi, kes on mulle tegelikult kogu selle ajaperioodi jooksul olnud õlg õla kõrval toeks. Nii et töötame edasi ja juba kohtume uutes väljakutsetes. Nii et aitäh teile ja aitäh, et veetsite selle päeva koos minuga. Tšau!